Oota nüüd. Kuule, püüaks maha rahuneda, eks? Meil tuleb mõrvar kätte saada. Just, aga juhtumite lahendamine algab koostööst. Ja seda me püüamegi teha. Koostöö on rajatud usaldusele. Sa varjasid minu eest olulist juhtumit puudutavat informatsiooni. Hästi. Sul on õigus, ma oleksin pidanud seda sadama ja isa asja sulle varem rääkima. Kuidas ma saan sind usaldada, kui sa ei ole minuga aus? Ma ei usu, et minu vanamees asjasse puutub. Kui kaua ta seal sadamas töötas? Kuule nüüd. 40 aastat, noh. Ja Otto lasi ta lihtsalt lahti. Kuidas ma tean, et sa ise sellega seotud pole? Ma ei ole oma isa 5 aastat näinudki. Olgu. Vabandust. Miks sa ei võinud seda mulle lihtsalt kohe alguses rääkida? Võib-olla lubad seda nüüd teha. Mu isa töötas terve elu sadamas. Ma ei teadnud, et Otto just selle sadama juhatuses oli. Jah, ta on äkilise ja vastiku iseloomuga, aga mu isa ei ole tappija. Mul ei ole enda isaga ka väga hea klapp. Ta ei ole siiamaani üle saanud sellest, et minust ei saanudki advokaati. Tema jaoks ma teen kõike valesti. Et ma nii palju töötan, et ma olen politseinik, et mul pole pere. Ma olen tema jaoks täielik pettumus. Kurat, isad. Kuule, sulle ei tundu üks asi kummaline? Mis? Merle tegeleb joogaga. Paljud inimesed tegelevad joogaga. Ei, sellel päeval. Mehel on 65 sünnipäev, ta lihtsalt läheb ja võimleb. Kui mõisa jõuame, läheme esimese asjana talveaiast läbi. Olgu. Merle teadis Otto afääridest. Ta teadis isegi korterit, kuhu Otto oma armukesed elama pani. Miks ta seda talus? Ta on terapeut, tal on enda sissetulek. Ta oleks võinud ju ammu abielu lahutada. Ma ei usu, ma arvan, et Merle jaoks oli abielu väga tähtis. Ta oli valmis selle nimel kõik ohverdama. Nagu mu ema. Kui tal oleks mõniks sanaks ja vaba päev, siis ta võib-olla isegi saaks aru, millise mehega ta koos elab. Tõenäoliselt ei muudaks see ka mitte midagi. Otto Mülleri-sugused mehed, nad kujutavad ette, et nad võivad endale kõike lubada. Tundub, et täna siin joogaga ei tegeleta. Siin põrandal on mingi plekk. Tundub värske. Nagu oleks lillepott katki läinud. Te vist tahtsite minuga rääkida? Tere. Vabandust, et ma teid oodata lasin. Kohvi? Me tulime teid tegelikult jaoskonda kutsuma. Küll me jõuame selleni ka. Ja võtke julgesti. Need on väga head saiakesed. Anneken küpsetas need täna lõunaks. Ja ta teeb seda õigesti. Vanamoodi. Pärmi ja võiga. Koort. Me lubame teile, et me teeme kõik, mis meie võimuses, et see lugu lahendada.
oh, teate. See on nii kummaline, ma ei suuda veel ikka uskuda, et Ottot ei ole enam. Mul on ausalt öeldes kogu aeg tunne, et ta kohe-kohe astub siit uksest sisse. Energiline ja tegus nagu alati. Ja tegelikult ma ei saa ka öelda, et ma oleksin olnud päriselt üllatunud. Nii et te eeldasite, et midagi sellist võiks juhtuda? Ei, ma ei ütleks nii. Otto oli väga eriline mees. Ja paljudele inimestele ei meeldi erilised inimesed. Ja Otto viis konflikte lahendada ja tema elufilosoofia tekitasid talle päris palju vaenlasi. Vaenlasi, eraelulisi või tööalaseid vaenlasi? Teate, ma pereterapeudina kohtun niivõrd paljude inimestega, paaridega. Ja ma ei ole kunagi näinud kahte inimest, kellel oleks olnud täpselt samasugune arusaam maailmast. Inimestel on erinevad taustad, erinevad elukogemused. Pinged ja konfliktid on kiired tulema, kui esimene tõmme raugeb. On vist parem, kui ma teile midagi näitan. Kas te teadsite, et Otto hoidis oma kirjutuslaua sahtlist revolvrit? Hoidis või? Ei, mulle ta midagi sellist ei rääkinud. Ta teadis, et ma ei salli relvi ja vägivalda. Aga teil oli ju elutoa kapis ka relv. See oli rohkem nagu mälestuses ja Ottole meeldis väga rääkida legendi sellest, kuidas ta hundiga kohtus. Näete. Teie teda ei tundnud, aga ta oli väga ilus mees. See oli armastus esimesest silmapilgust. Siis ta oli veel vaene spordipoiss. Millised ilusad heledad silmad tal olid. Ja kui vihane oli minu isa, kui ta temast kuulis. Mina uhke haritlaste perekonna Preili, Vaarmannide järeltulija ja tema Mats Vinniku Hargiga. Nii mu isa tema kohta ütles. Aga mulle ta meeldis. Sest ta oli hoopis teistsugune kui teised minu seni kohatud poisid. Ta oli otsekohene, julge, hakkaja. Kui me siia kolisime, siis oli siin ainult võpsik. Aga Otto tõmbas kummikud jalga, võttis sae ja müdistas nädalate kaupa võsas. Kui ammu see kõik oli? Vanaema. Matusebüroost helistatakse. Ja, tipupoeg, ma kohe tulen. Ma loodan, et me saame oma vestlust natukene hiljem jätkata. Paljud asjatoimetused ootavad minu järel. Kas teile sobib, kui ma juhatan teid praegu välja ja tulen teile jaoskonda järele? Jah, muidugi. Uut korti on vaja. See on esimesesse. Ära seda võtta. See. Võtta õiget pidi läheb. Just. Sisse. Ma vabandan, kui see mõjub liiga otsekoheselt, aga te ei ole vist eriti kaua koos töötanud. Jah, nii võib öelda küll. Iga algus on raske, ärge sellest heituge. Aga kui inimestel on midagi ühist, siis saab selle peale ehitada tugeva koostöö. Ma arvan samuti. Ehk lähme juhtumi juurde tagasi. Jah, vabandust, ma ei tahtnud teid kuidagi ebamugavasse situatsiooni panna. See on mul lihtsalt kutsehaigus. Paratamatult märkan inimeste vahelist energiat. Ja, ma püüan teid nüüd aidata.
Otto sünnipäev. Las ma mõtlen. Tegelikult peaks vist alustama hoopiski eelmisest õhtust. Ma olin oma magamistoas. Mis mõttes oma magamistoas? Meil on Ottoga eraldi magamistoad juba umbes 15 aastat. Uuemate uuringute järgi on see väga tervislik. Ah, nii. Hästi, jätkake. Issand, sa ehmatasid mind, ma oleks praegu südameinfarkti saanud. See oleks sul esimene kord. Kindlasti ka mitte viimane. Mis lahti on? Vaata, Merle. Meil ei ole kunagi omavahel saladusi olnud, eks ole? Nii sa alati ütled, jah? Mida sa teinud oled? Asi pole niivõrd selles, mida ma teinud olen, kuivõrd selles, mida ma teha kavatsen. Ma kavatsen otsast alustada. Millega otsast alustada? Ma kavatsen lõpuks ometi jõuda oma eluga nii kaugele, kus ma saan öelda, et ma olen rahul. Rahul? Sa pole ju mitte kunagi mitte millegagi rahul. Selles asi ongi kõik see siin. Ma olen võimeline palju enamaks, mul on veel aega, ma jõuan selle kõik uuesti üles ehitada. Mul ei ole vaja mitte midagi uuesti üles ehitada. Sa võid nautida oma saavutuste vilju, mõtle, kuhu me jõudnud oleme. Mäletad, milline võsa siin oli, kui me selle koha ostsime? Kuidas me kõik oma kätega korda tegime? Asi ei ole võsas, asi on tulevikus. Kellele ma selle kõik pärandan? Meil on Oskar ja Oliver. 2 tükki sitta! Tossike ja ebaõnnestuja. Sa tõesti arvad, et ma enamaks võimeline ei ole? Sa näed nendest 2 meest või? Otto, sa teed mulle haiget. Ma kavatsen uue naise võtta. Ja saada temaga nii palju lapsi, kui torust tuleb. Ehtsaid, müllerite verega lapsi. Ma olen kogu aeg teadnud, et sinu suguvõsas seal ei ole jõudu. Filosoofia, teadus, haridus. Mis sa sellest saanud oled? Oled midagi või? Keegi võib kuulda. Kurat, kuulgu. Kuulgu, see siin on minu maja. Kuulake, kui tahate! Sina ka! Te olite kindlasti armukäde. Kui kaua te olete suhtes olnud? Mina olen vallaline, aga ma ei näe, kuidas see asjasse puutub. Ja teie? Suhted ei ole minu jaoks raske iseloom. Te olete enda vastu liiga karm, minu meelest te olete väga šarmantne. Ma tahtsin lihtsalt seletada, mis juhtub pikaajalises suhtes. Võt need noored inimesed, kes minu juurde baariteraapiasse tulevad, nemad arvavad, et kooselu peab olema lõpmatult õnnelik. Aga see ei ole võimalik. Minule on õpetatud, et abielu on töö. Ottol ei olnud see esimene kord. Seega on kusagil linna peal veel ekskallimaid, kellel võis olla motiiv. Keegi, kelle Marleen troonilt tõukas või siis armukeste tigedaid eksmehi. Te väljendute väga koloriidselt. Need Otto frivoolsused kestsid põgusa aja ja lõpptulemus oli alati üks. Milline? Ta pettus ja tuli minu juurde tagasi. Vabandage mu otsekohesust, aga miks? Kas Ottol oli mingi põhjus üle aisa löömiseks? Ottole meeldisid ilusad naised.
see oli tema kõige suurem sõltuvus. Väline ilu tegi ta pimedaks ja ta arvas, et sellega kaasneb ka muu hea, elegants, naiselikkus, puhtus, hoolivus. Aga naise välimusel ja sisemusel ei ole mitte mingit seost. See kehtib ka meeste kohta. Palun rääkige, mis edasi sai, kui te olite oma toas tülitsenud. Ma ei nimetaks seda tüliks, see oli lihtsalt väike erimeelsus. Anneken, ma tahan sinu käest midagi küsida. Mis, me ostsime sulle ju uue mopi ja ämbri, sellise, mis mopi ise välja väänab. Nii on mugavam, käib kiirelt. Anneken, kas sa teadsid, et Ottol on uus tüdruk? Mis ta nimi on? Marleen. Marleen. Kust ta pärit on? Kes ta on selline? Lõuna-Eestist, ettekandja. Leedsaarde juures said tuttavaks. Sa tea tüdruk, Anneken? Palun ütle, et sa ei tapa neid enam. Vii nad lihtsalt aia teise serva ja lase seal lahti. Tulevad tagasi ju. Rääkige mulle Annekenist. Nad on Oskariga kummaline paar. Oskar on kena, sportlik, edukas. Anneken on... Jah? Mis ta on? Inetu? Ei... Vaadake, te noored inimesed ei saa aru, kui tähtis asi elus on lojaalsus. Anneken on lojaalne, aus ja truu. Ta on Ossule väga suureks toeks. Oskarile siis. Kuidas nad tuttavaks said? Otto tutvustas neid. Nad on väga hea paar. Mitte nagu Oliver ja Monika. Kus Anneken töötab? Millega ta tegeleb? Ta on kodune. Ta aitab meil majapidamist korras hoida. Miks ta seda teeb? See on tema enda valik. Tal on kõik võimalused olemas. Kui ta tahaks, ta võiks tegeleda millega iganes. Miks te ütlesite Annekenile, palun ära tapa neid enam? Meie maja on väga suur. Seal on suured keldrid. Keldrites on hiired. Sinna ei ole mitte midagi teha. Ta murrab neil paljaste kätega kaelad. Ma olen seda näinud. See on võigas vaatepilt. Ma ei poolda sellist vägivalda. Anneken on väga hea ja tore tüdruk, aga ta võib vahel olla natuke brutaalne. Liigume tagasi selle hommiku juurde. Te olite köögis ja... Ja mina olen. Ahah. Vähk. Mu arst helistas. Vähk. Pahaloomuline rinnakasvaja. Ma olin ju tegelikult ise ka tundnud ja kahtlustasin. Ka inimene loodab ju alati, kas pole. Mul on väga kahju. Ja. Ja milline saatus ja iroonia, et just sellel päeval. Minu mees räägib mulle oma uuest elust, mis teda ees ootab ja mind ei oota enam mitte midagi. Te ütlesite Ottole seda? Ma ei öelnud seda mitte kellelegi. Lõppude lõpuks oli ju Otto sünnipäev. Ma ei tahtnud seda ära rikkuda. Kuigi jah, milline kohutav päev sellest lõppkokkuvõttes ikkagi tuli. Mul on tõesti väga kahju. Aitäh, kullake.
kui ei ole vaja. See on looduse loomulik ringkäik. Vanad peavad eest ära minema, et noored saaksid asemele tulla. ja ometi te ei tahtnud, et Marleen teie asemele tuleb. Te läksite tema juurde koju ja te tahtsite teda takistada. Ma ei tahtnud teda takistada, ma tahtsin teda päästa. Ma tahtsin teda hoida tegemast kõige suuremat viga oma elus. See mööblipaigutus on tõesti palju parem kui eelmine. Muudab toa palju avaramaks. Te tulitegi sisekujundusest rääkima. Milleks selline vaenulikkus? Mina ei ole sinu vaenlane. Ma usun, et sul ei ole lihtne elu olnud. Ja ma mõistan, et Otto võib sulle tunduda väljapääsuna. Kinkida sulle ilusa elu. Usu mind, mina tean kõige paremini, kui šarmantne Otto võib olla, kui ta tahab. Ma tahtsin talle seletada, et temast ei ole Ottole paarilist. Ma tahtsin teda südamevalust säästa. Aga ta ei uskunud mind. Nad ei usu mitte kunagi. Vaest rumalad plikad. Oskar! Noh? Ma tahtsin Oskariga Marleenist rääkida. Kas sa oled isaga täna rääkinud? Millest? Sellest. Ma mõtlesin, et sa räägid temaga. Kuidas sina üldse sellest tead? Ja siin majas jääb üldse kunagi midagi saladuseks. Mis ta ütles? Ma ei ole teda täna näinud üldse, küll ta tuleb. Ma tundsin ennast nii üksinda. Mõtlesin, et räägin talle sellest, mis arst ütles. Ja et ma kohtasin seda tüdrukut. Räägin, mida ma tunnen. Ja kas te rääkisite? Mul hakkas Oskarist kahju. Mida tema oleks saanud teha? Tal on niigi raske elu olnud. Kuulake. Mis see on? Ma tean, et sul on isaga raske. Aga usu mind, ta teeb seda kõike sellepärast, et neil kõigil oleks parem elada. Ma mäletan, kui te väiksed olite, me käisime mere ääres. Isa ja sina ja Oliver. Kajakad kisendasid, lained mühisesid. Oliver ehitas mudalosse tilk tilga haaval. Ja sina jooksid mööda randa nii, et liiv lendas laias kaares. Otto ütles siis, et sellest poisist saab kindlasti maailmameister. Aga ei saanud. Teie võib-olla seda ei mõista, aga ühe ema jaoks jäävad tema lapsed alati lasteks. Ja milline armas poiss see Oskar oli. Nii südikas. Ronis alati kõige kõrgemate puude otsa. Ja Oliver, issand, kuidas ta viiulit mängis. Minu väike maestro. Oleks tahtnud, et te oleksite teda kuulnud. Nii kahju, et ta enam ei mängi. Ta ei saa ju mängida pärast seda vigastust. Igatahes ma otsustasin, et mul ei ole vaja oma poegi nende halbade uudistega koormata. Sellest ei oleks mitte kellelegi kasu olnud. Ja siis ma otsustasingi mediteerida. Võtsin oma joogamati kaenlasse ja... Te olete kunagi joogat proovinud? Proovige. Uskuge mind, see teeb imesid. Hästi, võtsite joogamati kaenlasse, tahtsite minna mediteerima. Aga siis tuli ju Oliver uksest sisse, te vestlesite. Vestlesime või? Ma ei tea, ei mäleta. Ju see siis polnud midagi tähtsat. Võib-olla ma olin aia pärast mures. Oliver võib olla vahest natukene saamatu. Ma sain aru, et mul tuleb lihtsalt selle kõigega leppida.
ma näen iga päev paare, kes piinavad teineteist küsimustega, kellel on õigus. No kellel siis on? Kas mina võisin öelda, et Ottol ei ole õigust võtta endale uus armuke? Ma olin kindel, et see kõik möödub. Ma pidin tugev olema oma poegade pärast. Siis ma veel ei teadnud, et põhjust tugev olla on veelgi. Mille, kas ema on sulle kunagi öelnud, et sa oled täpselt minu isa nägu? Sa oled täielik Otto koopia. Kujutad ette, mida ta nüüd teeb? Kui ma Robertit nägin. Oliver, mida sa siin jutustad? Sul on aed ikka veel pooleli. Ma arvasin, et Oliveril on närvivapustus. Oliver! Ema, saa tuttavaks. See on Robert, minu poeg. Ma kohtusin temaga just esimest korda. Oliver on olnud kogu aeg väga elava fantaasiaga, hästi õrna hingega poiss. Ja ma tõesti, mulle hetkeks tundus, et miski on pannud ta murduma. Arvasite, et tal on psühhoos? Ta oli alati nii ekstaatiline, kui ta viiulit mängis. Kas Oliver on vajanud kunagi psühhiaatrilist abi? On ta tahtnud ennast kunagi ära tappa? Muide, tal oli seekord täiesti õigus. Robertil oli isegi meie eesukse võtti kaasas. Armas kuldne poiss ja täiesti just kui noore Otto suust kukkunud. See pidi tekitama ju lisapingeid. Täiskasvanud lapselaps. Kõik need aastad polnud te pidanud arvestama sellega, et kusagil on veel keegi. Ei saa aru, mis asi see nüüd on. See on mingi küsimus või? See ei ole mingi küsimus. Uskuge mind, minul oli väga hea meel Robertit näha. Veel keegi, kellel on samuti õigus osale sellest suurest impeeriumist. Vabandust, aga kuidagi väga raske on uskuda, et selline eriline ja tähtis perekond võiks olla nii leplik. Robert on meie perekonna liige. Kui me oleksime temast varem teadnud, me oleksime tema eest sünnist saadik hoolitsenud. Aga mida Robert sellest arvas? Kas tema oleks ka sünnist saati tahtnud teie perekonda kuuluda? Thanks. Seda anna mulle andeks, et ma sind niimoodi vahin. Lihtsalt sa oled nii väga Otto moodi. Ma loodan, et sa ei ole pärinud tema pöörast iseloomu. Kas vanaisa oli noorena pöörane või? See on veel vähe öeldud. Ta oli ikka metslane. Minu suguvõsa mehed õhtuti istusid ja arutasid maailma asju. No vahel mängiti klaverit või malet. Otto ei suutnud paigal istuda, ta pidi midagi tegema kogu aeg, ükskõik mida. Ükskord ta lükkas terve õue lumest puhtaks. Sel ajal, kui teised vaidlesid, kummal on õigus, kas Platonil või Aristotelesel. Kellel siis õigus oli? Mina arvan, et õigus oli mehel, kellel oli lumelabidas. Te peate aru saama, et see oli minu jaoks väga suur šokk. Noor ja kommeteta tavaline kutt ja järsku siin keset teie paleed. Minu suguvõsas on perekonda väga tähtsaks peetud. Me hoiame omasid. Veri on paksem kui vesi. Kui Reili ära läks, siis oli Oliver väga löödud. Oli ta vihane, pettunud, ihkas kättemaksu. Miks Reili tegelikult lahkus? Ma ei tea. Mitte keegi ei tea.
Oliver veel kõige vähem. Ta süda purunes 1000 killuks. ja Oliver tõesti ei teadnud, et Reili on rase. See oleks ju kõik tema jaoks veel 1000 korda raskemaks teinud. Mul on väga hea meel, et Reili ei öelnud. Te väidate, et kõik need aastad mitte keegi teist ei teadnud, et Reilil on poeg. Sa loed? Loll oled. Mul ei ole siukse jama jaoks aega. Otto, meie poiss on siin. Meie poiss. Sa ei kujuta ette. Kõik need aastad, mis sa Oskari ja Oliveri kallal võtsid, et neil ei ole lapsi. Sa eksisid. Palju õnne, sa oled vanaisa. Oliver sai Reeliga lapse. Ja ta on nüüd siin. Sa teadsid. Kuidas sa teadsid? Mulle ei öelnud mitte midagi. Kui kaua sa juba teadsid? Sina kutsusid ta siia. Noh, see on ju minu sünnipäev. Teil on kõik korras? Armastav naine on rumal naine, eks ole ju. Mis siis juhtus, kui te Otto kabinetist välja läksite? Mis juhtus? Mitte midagi ei juhtunud. Ma pesin, riietusin ja läksin õhtusöögile. Ja mis õhtusöögil juhtus? Mitte midagi. kuule. Kui Marleen kohale tuli ja Otto kõrval oma koha sisse võttis, sa pidid ometi midagi tundma. Ma ei saa aru, mis need minu tunded siia puutuvad. Te läksite ruumist välja, kui Marleen saabus. Miks? Miks lahkutakse ruumist? Võib-olla ma tahtsin värsket õhku saada. Ei. Sa ei kannatanud seda häbi ja alandust välja. Sa ei tahtnud oma positsioonist ja luksusest ilma jääda. Ja sa tundsid sellist lõikavat viha, et sa otsustasid Ottot tappa, eks? Ma lahkusin ruumist, et mitte niigi piinlikku olukorda veelgi võimendada. Kas te oleksite lahutusega nõus olnud? Kas te Tõde ja õigust olete lugenud? Mulle väga meeldib Krõõda tegelane. See meelekindlus, millega ta oma saatust talub, selles on midagi väga ilusat. Meie perekonnas ei ole kombeks lahutada, aga kui ma oleksin pidanud olema selline teerajaja, siis ma oleksin oma teed uhkusega käinud. Aga tegelikult see oli lihtsalt üks Otto suur show. Elukindlustus, mille Otto Marleenile tegi, oli tõeline. Sadama juhatuse esimehe koht. Teate, mul ei ole teile rohkem mitte midagi rääkida. Juhul, kui ta mind muidugi arreteerida ei taha. Ma läksin välja, ma läksin oma tuppa, ma toibusin siis, kui ma kuulsin laskus on kõik, mida ma tean. Kas ma võin nüüd ära minna? Mul on natuke... Ärge! Oodake! Mu veresuhkur kipub natuke madalaks minema, kui toidukordade vahele jäävad liiga pikad pausid. Ma vabandan, kui mu käitumine tundus teile järsk. Ei, hoopis mina pean vabandama. Gabrieli, uurija vanema pärast. Ta ei ole tavaliselt nii agressiivne, tal on lihtsalt praegu raske aeg. Jah, ma mõistan. Ei ole lihtne olla vananev mees ja töötada noore kauni naisega. Ma tahtsin tegelikult küsida, et mida te tegite, kui te peolt lahkusite? Kell ei olnud veel nii palju, et magama minna. Teate, ma tõesti ei mäleta. See oli emotsioonidest küllastunud päev ja ma tahtsin lihtsalt puhata. Mu tervis...
selles päevas ei olnud tegelikult mitte midagi erilist. Ebatavaline on see vaikus ja rahu, mis praegu mõisas valitseb. minu uus elu ja südamekaaslane Marleen. No see ei ole ju armastus. Arvad? Nüüd kuulates tuli selline tunne, et oleks tahtnud ise selle Otto Mülleri maha lüüa. Ma arvan, et kui ta midagi saada tahtis, siis ta võis olla ka väga meeldiv. Sul on väga elav fantaasia. Või siis oli Ottol piiripealne isiksuse häire. Ebastabiilsus, meeleolu kõikumised, vägivaldsus. Me ei liigu millimeetritki edasi. Me vajame süüa. Nad kõik valetavad. Polegi enam head inimesed või? Milline fassaad? Võluv mõis. Ilusad heal järel inimesed ja siis korraga litaki. Inimeste välimusel ja sisemusel pole mingit seost. No kui sina seda juba ütled. Oota, kas sina usud siis, et loeb loomus, mitte kasvatus? Ma usun, et inimesed ei muutu. Iseloom jääb ikka samaks. Kui mina oleksin olnud Otto laps, siis... Kannatamine pole just minu kõige tugevam külg. Mida me üldse teame? Oliver ei saanud tulistada. Oskar tahtis igal juhul oma isale kätte maksta. Marleeni nimel oli elukindlustus, see on kindel motiiv. Ja Merle... Ta ei vastanud mitte ühelegi meie küsimusele konkreetselt. Neil kõigil oli põhjust Otto tappa, aga seda mõrvarelva ei ole meil ikka. Sa arvad, et me suudame selle juhtumi lahendada? Ma lahendan alati kõik oma juhtumid. Tõest loobumine ei ole minu tugevam külg. Aga vähemalt me oleme olulisi asja teada saanud. Nii? Anneken tappis hiiri. Võib-olla mitte ainult. Anneken, ma käisin jaoskonnas. Ma kardan, et see, mis ma neile rääkisin, neil võis tekkida mõte, et sina... Aga ma ju tahtsingi ta tappa.